tahtsin lihtsalt küsida, ma olen Kuuuurijast, Katrin Lust, et te nüüd elate seal Frederiku majas, jah? Ma ei saa Preili Lust praegu rääkida teiega. No meile saadeti foto, et teil pidi kõva pidu seal iga päev käima. Aastab poiss, pataanid on majas kõik, jah. Aga... Võtame, et härra Ants tuleb bandiitidega külla meile, me oleme valmis, me kätte kõverdusi ja varjukoppusi. Aga öelge, kuidas, kas Ants on käinud tülitamas ka teid? Ta ise väitis, et ta viskas täna juba kõik elanikud välja, aga nüüd mulle tundub, et ikka ei vasta tõele see. Kas te lindistate meie juttu, Preili proua Lust? No ikka lindistan, ma olen ajakirjanik. Ei, ilusti viisakalt Antsuga vestlesime täna ja ei keegi ole kindlasti siin kamina valgel, et me poistel sellest joome välja ja härra Pahmani maja on ilusti korrast kohas, et midagi ära ei lõhu. Aga täna tegelikult Ants Päär ütles, ta väitis minu meeskonnale, et igal juhul ta oli sundinud teid lahkuma ja maja on tühini, et see tegelikult ei vasta tõele. Ei vasta, härra Antsule ma täna ise helistasin viisakalt Frederik palus ja rääkisime pikalt ja see, kuna tegemist on Preili Lust tsiviilvaidlusega kohtus, siis nii nagu kohus otsustab, kui kohus otsustab härra Pahmani kasub, lähme kohe välja. Aga minul on all üürileht ametlik 31. detsembrini. 31. detsembrini? Jaa. Ja te maksate üüri siis kellele, härra Pahmanile või maksate... No, ma ei kommenteeriks rohkem. No igal juhul keegi... Ma olen teile Preili Lust praegu niigi vastu tulnud, et ma teiega räägin praegu. Ja joote kaie ja olete lõkkevalguse, lõkke ümber istute ja... Küllad on ilusti põlevad, romantiline on, isegi daamid käivad Peterburist ja Riiast külast. Oho. No kuulge, aga siis aitäh selle vestluse eest ja kõige paremat. Teile ka kõik head. Head aega.